maffiaboss tuleb. Disainimuudatuse osas pole G kunagi olnud revolutsiooniline, pigem evolutsiooniline, nii nagu ka Porsche 911. Tänase päevani on G-klass äravahetamise sarnane oma esimese põlvkonna 70-ndatel ilmavalgust näinud mudelile. Nojah, pisividinad nagu tuled ja peeglid ja kaitserauad on läbi aegade saanud pisut teistsuguse kuju, aga ikkagi see auto õhkab selliste vanakooli. Võtkegi kas või sellest auto ukse lingist kinni ja tehke see uks lahti ja pange kinni. Täiesti selline vanakool ja see ukse avamine ja sulgemine nõuab isegi natukene paremat füüsilist vormi. Jeevilik vanakool jätkub ka siin tagumises osas. Tagavarratas on pandud ukse külge ja uks käib ikka külgepidi lahti. Ja selle avamiseks on jällegi vaja natukene rammu siin. Ruumi poolest on niimoodi, et siia mahub väga hästi sinu üks võldnik ära ja kui istmed kokku klappida, siis mahub lausa 1 000 000 võldnikku. Kui tahad, saad ka siia panna võrgu ette, et siis saad näiteks Rottweilereid vedada ja mahu poolest ütleks siis niimoodi, et see on enam-vähem sama suur kui Porsche Cayenne'il. Hetkel on valikus 2 bensiini põletavat 2 turboga 4 liitrist V8. G500, millel 310 kilovatti ja 610 newtonmeetrit ning kõige võimsam G63 AMG, millel 430 kilovatti ja 850 newton. Tavai kutid uus tonakoule, mis arvate? Teeks uue tonakouli ja võtaks ligi selle G-klassi. Tere, ausi maa ju. Poh, saatke mingi 200 000 mulle. Mis on siis? Diferentsiaali lukuga, 9-käigulise automaatkastiga ning kõrge 24,1 sentimeetrise clearance'iga. Ja uus G võitis ka 170 kilogrammi kaalust alla. Nüüd on tagaistmel palju rohkem ruumi. Pearuumi on küll, aga jalaruumi on veel rohkem kui kunagi varem. Ja jalad mahuvad ka ilusti istme alla ära. Teine asi on see, et see iste on nüüd oluliselt mugavam, seljatuge saab reguleerida, see on igati pehme ja nagu luksusautole kohane. Miinuspoole pealt on niimoodi, et siin keskkonsoolis olev see plastik on jah, sellise ilmega nagu täiesti võõrkeha. Ja teine asi on see, et see uks ei avane väga palju, nii et näiteks kui tahad last siia turvatooli tõsta, et siis sul ei ole väga palju ruumi ja teine asi on see, et kuna see auto on meeletult kõrge, siis on sul püksid kogu aeg mudased, eriti veel selle AMG versiooni puhul, kus on külgmised summutitorud. Ka siin kõrvalistmel on näha, et tegemist on eriti mehise maffiamehe autoga. Siia armatuurlaua külge on jäetud selline korralik käepide, et siis mõne võlgnikuga läbirääkimisi pidada, kui see siin samal ajal on näiteks käeraudadega kinni aheldatud. Aga ühe vea tegid nad ikkagi. Nad siia kindalaekasse jätsid mündipesad, aga siin peaks olema ikkagi pesa relvale ja teibile. G-ga sõitmine on omaette kogemus, sellepärast, et see auto on lihtsalt niivõrd palju lahedam. See on dinosaurus, ühtegi teist sellist autot ei ole. Ja siis sa teinerit pagassis vedada. On tegemist kruusaga, mullaga, liivaga, asfaltiga. See lendav telliskivi sõidab igal pool meeletult kiirelt. Ja eriti veel siis, kui sellele nimel on juures 3 tähte. A, M ja G. Siis tuiskab see telliskivi 4,5 sekundit 0-100. Ja vähe sellest see auto kaalub 2,5 tonni ja tagalikuks on see disainitud ainult nurgikuga. Aga sellegi poolest on see auto hämmastavalt vaikne. G on nagu moderniseeritud mõisahoone ehk väljast vana ja seest väga modernne. Kui sa siia sisse vaatad, siis sa näed, et siin on Einar pani sulle ikka T2 IEGA 2 ra. On kõik väga ägedad, pehmed, mõnusad, nii nagu ühel rikkalikul autol peaks olema. Kiud ja need liistud maksid väga palju. Siin all on nüüd olemas juhtpult, kus sa saad kriitseldada näiteks käsitsi mõne telefonikontakti nime, näiteks, et tahan laasil helistada, siis kirjutan siia laas ja leitaksegi kohe see telefoni raamatust üles. Loomulikult on ka kõik tänapäevased multimeediaühendused nagu Apple CarPlay, Android Auto ja nii edasi. Lisaks on ka väga hea helisüsteem Burmesterilt, mis mängib kõige mahlasemalt, vähemalt nendest Mercedestest
kus mina olen autos istunud ja sõitnud. Ja tagatipuks on siin ka väga palju tänapäevaseid ohutus- ja sõiduabilisi ning endiselt on olemas aeglusti ja 3 difrilukku juba standardis. Ja lõpuks on ka siin üks väga äge nuppa. See on muidugi AMG mudelitel. Vajutad seda ja see muudab väljalaskegaasid lärmi. See sissegi ju. Selle uue G-klassiga on väga palju sõiduomadused muutunud. Esiteks on siin ees sõltumatu vedrustus ja see annab väga palju juurde just sõidudünaamikale, asfaltil ja kiirelt sõiteks. Teiseks, see aatompomm, mis seal kapoti all on, mis on käsitsi ehitatud nagu ka see auto, töötab meeletult hästi koos 9-käigulise automaatkastiga. Vajuta ainult pedaali. Keegi räigelt sõimab. Keegi räigelt sõimab siin istu sees. Thanks mees. Ma ikka ütlen siukse asja peale. Ma lihtsalt loodan, et ema pärast seda raha tagasi küsi nagu. Just sellist turbomootorit panna, sedasi lärmama, nagu tegemist oleks vabalt hingava V8-ga. No ja muidugi üks asi, mis on andnud sellele autole veel parema juhitavuse, on reguleeritav vedrustus. Ei, tegemist ei ole õhkvedrustusega, vaid amortidega, mida saad nupust jäigemaks keerata. Ja kerekaldumised on seetõttu üllatavalt väiksed just sellise suure kasti kohta. Ja kui sa arvad, et kurvis kukud sa nendest istmetest välja, siis sa eksid. Tegemist on dünaamiliste istmetega, mis on väga mugavad ja nii kui sa kurvi lähed, hakatakse koheselt külgmisi patju pumpama, et sa siin oleksid veel tugevamalt kinni. No ja kui nüüd rääkida selle auto miinuspoolest, siis jah, kütusekulu poolest öeldakse, et 13,1 liitrit 100 on keskmine, aga seda autot pidades peaks sul olema platinum kaart mõnes kütuseketis. Sellepärast, et arvestama peaksid 18 või isegi 20 liitrise keskmise kütusekuluga. Aga tegelikult see ei olegi oluline, arvestades seda, palju see auto maksab. Kui sul on nii palju raha, et osta näiteks G500 110 000 eest või siis G63 vähemalt 153 000 euro eest, siis ma arvan, et sul on sügavalt savi selle auto kütusekulust. No ja kui sa oled täielik maastikuhunte, siis see auto on ka tegelikult tänasel päeval üks väheseid tõsiselt võetavaid sõidukeid, sellepärast et standardis on kõik 3 difrit lukustatavad ja aeglusti ka. Ja kui võtta sellele autole mõni konkurent, siis kõige ligi lähedasem võiks olla Ford F-150 Raptor, sest see annab täpselt samasuguse emotsiooni. Olgugi, et keeneb välja nagu dinosaurus digiajastul, on sellel autol endiselt iseloomu, mis paljudel tänapäeva autodel puudub. Jah, neid uksi paugutada ei ole sugugi mugav, aga see, kuidas G63 AMG sind sõites tundma paneb ning need legendaarsed maastikuomadused kaaluvad kõik need puudused üles. Hea töö Mercedes, et oled seda legendi siiani elus hoidnud. No võt, nüüd ma tean, kui ma miljonäriks saan. Vaata just keegi küsis, et mis sa teed siis, kui sa saaksid miljonäriks. No võt, selle auto ostakski. Ja siis ehitaks veel maja ja ülejäänud lükkaks siis kuskile. Kui peeti kinni, siis ma ütlesin, et laenasin autot. Kuskile firmadesse ja Danzo. Ma ostaks oma kütuseketi, vaata. Vaat see on plaan. Hakkan kütust lükkama küsin mingi 2 korda rohkem kui mingi Alexela, vaata. Aga ma ostan mingi Alexela ja mingi, ma ei tea, ma ostan kõik kütuseketid ära lihtsalt. Pohhui, vaata. Terve Eesti tõmbab mingi enda alla, vaata. Ai, türa. Ja siis ma olengi Hitler, türa. Siis ma olengi Hitler lihtsalt. Vaat see on plaan. Ja nii teemegi, härrased. Nii teemegi. Osta RP-sse või? RP-s ma proovisin seda. RP-sse G-Wagen AMG maksab 2,5 milli. Ja selle maksimumkiirus on 100 kilomeetrit tunnis või 100 miili tunnis nii-öelda. Et in-game see auto on täielik sitt. Vähemalt see mood, mis siia lisatud on. See on ikka totaalne pask nagu. Muidugi neid vaipa selles suhtes.